Tere, Aavo siin, olen garaažis ja sätin drifti autot siis Kehala viimaseks etapiks või Eesti-sisesele viimaseks etapiks, mis toimub Kehalas. Ja auto on selja taga. Ma olen siin teinud igast palju väikseid asju, päris palju asju tegi Firo ka ära. Firo on siis meil üks tiimiliige. Kui keegi ei saa aru, kellest jutt on, siis on see umbes nii pikk. Jokke itaallane. Aga ta on meil siin tiimis. Ta pani siia uuesti tule kustuti kinni. Me korra jõudsime selle välja võtta. Ja siis tegi veel midagi. Kohe näitan. See on päris tähtis asi, mis ta tegi. Kuna Kehala sõit võib juhtuda, et on pimedas või hämaras, siis on tuled efektsed ja võib-olla ka vajalikud. Siin on Bull Pro tuled, mis tulevad Startax Eestist. Nad on suht kallid, aga nad on väga võimsad. Ja see oli eesmärk. Oleks väike ja võimas. Nii et me proovime siis nendega endale teed valgustada, kui natukene hämaram on. Ja tegin väikse muudatuse auto all oleva summuti, siis muutsin summuti otsa nurka selle jaoks, et tulekera lendaks siis mitte õrnalt vastu sillatala, vaid nüüd ta ei lenda üldse vastu sillatala. Et enne võis eeldada, et ta natukene sai vastu sillatala lennata, siis enam seda ei juhtu. Ja suuri muudatusi me ei teinud, me oleme valmistunud tegelikult Kehalaks suht hästi enda teada. Kui ilm lubab, siis me oleme kuiva ilmaga suutnud seal sõita siis eelmine nädalavahetus päris palju trenniringe. Et tandemeid me küll saime kesiselt sõita, aga pole hullu. Nii et soolosõit võiks olla väga hea. Tandem saame siis teada, kui me oleme Kehalas võistlemas. Võib-olla on väga hea kõik. No nii, buss on pakitud. Tegelikult eile ma tegin selle osaliselt ära. Auto on välja aetud treila peale ja ma olen valmis liikuma. Kõik asjad on tõenäoliselt kaasas ning ma olen valmis sõitmiseks. Et traksid peale ja minema. Uus päev on alanud eile, ma ei teinud seda, kuidas ma boksi üles panin, siis ma lüksisin. Auto on siia taha pandud, esimene hommikul trenn on läbi. Kui ma võrdlen rajaseisu siis eelmise laupäevaga räigelt libedam, aga õues on temperatuur ka umbes 10 kraadi madalam. See tähendab seda, et keerasime autot natukene pehmemaks tagant ja loodame, et päikses astus liiga palju ei soene kvalifikatsioonideks. Aga olukord rajal on täielikult muutunud ja vaatame siis, kuidas see kvall läheb. Mehed balanseerivad kardaani siin. Paneme midagi siia. Trelli otsa paneme, trelliga ringi laskma. Ja siit kohe näeb. Ma panen selle siia. Pool millimeetrit vahet. Vaarao Drift Team, Neiser, Auto Racing. Seal selja taga. No näete. Vist hoiab natuke tehnikat kokku, et on tal siin juhtunud igast huvitavaid asju. Või siiski mitte. Valli esimene ring läks untsu, piirde vahel tahtsin jälle sinna piirdesse kõksata, nagu ma siin eelmine aasta tegin. Ja kui ma hakkasin seda piiret kõksama, siis ma pidurtasin oma ja sellega saada. No ma küsisin ta käest eile, mis plaan on? Kas tuleb 80+ või tuleb selline vana hea 52 ja siis hakkame tandemis suruma? Nääris selle peale ütles, et no ei, ma sihin ikka 80+ punkti. No vaatame. Mulle täiega meeldib Ao seda YouTube'i vaadata. Tere! Siin on Ao ja ma olen praegu auto juures, remondin seda. Aga kuna ma ei jõudnud midagi väga palju remontida, siis ma ütlen, et ma tegin auto juba korda. Ja nüüd siis ootan varuosi ja umbes nii tal läheb. Et mees üksi teeb ja mässab suures osas oma autot, on selle mehaanik, ehitaja ja ka sõitja ja ilmselgelt tunneb seda nagu oma viite sõrme ja tuleb väga laia mõnusa joonega sealt A-disaini kurvist läbi.
no-go zone'ist hoiab ilusasti eemale ja läheb väga sügavale, mulle tundub ka kenasti Ninja kasiino kurvi poole, seal nüüd väga ilusasti. No punktid tulevad, et siit ei tuleks nüüd seda, mida me nägime. Ai, vana halb. Noh, see on siis unchaseable run, eks ju. No täpselt, et ei tulnud siit ei 50 ega 80, vaid tuli hoopis 0. Aga õnneks on Aol siis teine võimalus veel seda asja parandada, kastunit tulest ära tuua ja ai, mis on juhtunud rehvisoojendusalas. Oliver Randalu on järsult peatunud ja tema autoni läheb mingisugune vedeliku rada. Ai. Aga positiivse nooli. Ja teine ring tuli kindel safe run ja sõitsin ainult teise käiguga terve raja läbi. Punktid on olemas arvatavasti, ma ei ole küll kindel, aga ma usun, et on. Ja mis siin ikka, me peame jääma ootama oma tandemeid. Kvall on läbi. See oli juba enne tegelikult. Aga nüüd on selgunud siis see, et me lähme top 16 paari Zirbaga. Saab päris raske olema, saab väga kiire. Ja suudetakse tead siin veel kolmandana driftida koos nende kahe autoga. Aga sealt nad lähevad. Zirba on tuntud selline nurgaga nikerdaja. Kas Ao Vaida nüüd selle suudab kuidagi enda kasuks pöörata? Hetkel praegu jääb päris palju maha ja see nüüd hea märk küll ei ole. Zirba teeb muidugi head tööd, ilusat kvalli joont. Ai, kui suur eksimus Ao Vaidalt. Satub rajalt välja, isegi loodetavasti pealtvaatajatega on kõik korras. Ja üritab ikkagi sinna ukse taha saada, aga Zirba läheb üsna kindla joonega sealt eest ära. Draamat. Tahtsite? Palun. Saite. Õige nurga alt ilmselt on näha ka seda, kuidas rattaga kruusa peale toetades Ao Vaidal ühe poole rattad juba maast lahti hakkasid tõusma ja korraks tundus küll, et ega ei ole palju puudu, et võib see asi lõppeda halvasti, aga õnneks jäi auto ratastele ja hoidis sealt julgelt põhjas ja keris ennast välja. Ja mismoodi läheb Power Rallyl ründama tegelikult peale sellist eksimust? Mees kogus ennast sekundi kümnenditega, vajutas kohe põhja ja jõudis sinna järgi tagasi. Väga hea reageerimine tõesti ja lõikas sealt muidugi mõnuga, aga see on täitsa lubatud piir. Tandem on läbi. Zirba võitis. Tegin endast parima, ehk siis surus nii palju sain eessõidus, taga sõitsin samamoodi surudes, aga enne tandemit juhtus siuke asi, et line-upis seistes vajutasin gaasipedaali, auto käivitas ja gaasitross purunes. Selle peale muidugi mõtlesime kiire lahenduse, vahetasin selle trossi ära ja Oliver läks käigu hästi kätkida. Väga halb. Nurka peale, siis sellega on päris mitmed sõitjad alla jäänud, aga nüüd Ao Vaida läheb meeletu hooga eest ära. Kas Zirbal on midagi siin vastu panna? Ilusti EDL-i kurvist läbi, ninaklipp käes ja sealt tuleb nüüd teha elu parim sõit, aga Zirba on seal. Zirba on nüüd alustamas oma rünnakut.
milline poole vahetus ja ta on lähemal, kui Vaida oli talle, aga see ei ole veel läbi. Vaidal on siin võimalus veel sundida kuidagipidi eksima, aga Zirba ei eksi ja oi kui lähedal üle finišijoone, käed kokku, Ao Vaida ja Benedictas Zirba. Zirba fighter andis ikka korraliku lahingu. No suurepärased sõidud on tõesti siin, kuidas nende autode käitumine oluliselt erineb siis Seibro autodest. Siit paarist läheb edasi loomulikult Benedictas Zirba. Igal juhul seis on selline, et enne tandemi sõitu räpsisin nii palju, et olin ülenigine ja kuivatasin ennast küll ära, aga peale seda panin kiivrid selga ja tegelikult ikka keha oli ikka veel väga kuum, süda käis suht kiirelt ja läksin nii higiseks, et kiivri visiirist välja ei näinud. Nii et pidin jätkama sõitmist selliselt, et ma ei näe väga hästi sõita. Õnneks Zirba auto on kollane, nagu see buss siin taga või nagu see kollane taga sealt. Siis sai sellest ikkagi endale marker, aga see hetk, kui ta mu eest ära hakkas keerama, siis ma pidin saama aru, et ma pean hoogu maha võtma, mis ei tulnud kõige paremini välja ja tegin 2 ratta kohtbacki. Aga suures plaanis sõit aus ja väga raske. Sõitma siis Ao Vaida, Vaarao driftiim ja Peseise autopesulad Allan Lätt. No need mehed üksteist natukene tunnevad ja teevad väga närvilise drifti alustamise, aga saavad kuidagi hakkama ja püsivad seal rajal. No suured mingid lasertuled on ka Allanil ees, et mingitki nähtavust seal oleks. Ja no vaatame, need on gramm võib-olla võrdsemad autod isegi kui eelmistes kindlasti ja no oskajad tõesti samamoodi mehed on. Ja tulevad väga kenasti lähedalt ja no väga kehv on see nähtavus, sest see tomu ei taha kuidagi nagu ära kuhugile kaduda, tuult ei ole nii palju, kui on meil siin päeval, mis ühtemoodi on hea. Ja meie naudime praegu, kuidas Ao Vaida läheb Allan Läti ees ja oi, kui suure kiirusega kütab sinna suitsu sisse ja laseri tulede alla. Tulevad sealt noortehniku poole vahetusse, nüüd on Allan Lätt saamas lähemale. Korrigeerib jalapiduriga oma kiirust ja üritab ümber pöörata ümber A-disaini kurvi. Ja seal on nad väga lähestikku, käed kokku, mida teeb Allan Lätt? Jaa, no selliseid sõite võiks ju vaadata hommikust õhtuni ja söögi alla, söögi peale. Aitüma, mehed!